Tere tulemast Musta kassi taru lugemisse kaljukitsed. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 17–23 august. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis need kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No nii, esimene kaart on kohe Poodu. Poodu räägib sellest, et oma elusituatsioonile, mis iganes teil praegu seal on, tuleks vaadata teise nurga alt. Teistmoodi, pealaspidi. Poodu kaardil on ka, minu jaoks tähendab Poodu kaart ka seda, et elul on üllatus varuks, mitte küll suur üllatus, aga selline, kus tuleks oma plaanitud rajalt kõrvale astuda. See on siuke pisikene asi, aga see teeb rõõmu. Et midagi sellist, et teil on tööpäev läbi saanud, mõtlete, et lähete poest läbi, teil on plaan, lähete poodi, ostate seda, siis lähete koju, hakkate süüa tegema. No oletame näiteks, siis viskate diivani peale külili, vaatate telekat, ma ei tea, tegelete võib-olla seal mõne asjaga, plaan on paigas. Astute sealt uksest välja töö juurest, hakkate poe poole marssima, võtte siis juhtub midagi, telefon heliseb, saate kellegiga kokku, ühesõnaga. Teile tehakse siukene ettepanek või öeldakse midagi, millest te ei saa keelduda ega tahagi keelduda ja te lähete poe asemel kuhugi mujale, kohvikusse istuma, ma ei tea, parki jalutama, mida iganes, see pood läheb hoopis meelest ära. See on midagi meeldivat, see on mingi selline elu pisikene üllatus, kus tuleb sellel planeeritud tegevuselt või planeeritult rajalt korraks kõrvale astuda. Et midagi sellist on Poodu minu jaoks, aga ta peab, kindlasti on ta see, et tuleks vaadata oma probleemidele, oma situatsioonile natuke teise nurga alt. Kõrvaltvaataja pilguga. Edasi tuleb siit karikate rüütel. Karikate rüütel on inimeste inimene. Tema tahab inimesi aidata, inimesi teenida, tema tahab vajalik olla. Ei ole selles mõttes neid elukutseid palju, mis üleüldse mitte kellelegi vajalikud ei ole. Mina ise töötan ühes vabrikus, kus toodetakse tooteid, mis on ka inimestele mõeldud. Lõõgastushetkedeks. See on nagu Kalalandi vabrikus on kalameestele mõeldud asjad, mütsivabrikus on ka inimestele mõeldud, mütse tehakse, tööriidevabrikus tehakse tööriideid töömeestele. Et selliseid elukutseid on vähe, mis pole teiste inimeste jaoks. Raamatupidajad teevad ju ka küll firmade raamatupidamist, aga siiski teistele inimestele. Tahab see karikate rüütel olla vajalik, tahab aidata, tahab inimesi teenida. Edasi tuleb teil siin sauade kuningas ja sauades. Ma ei tea, mis on teie plaanid või pikaajalised unistused, siis igal juhul on aeg nendega tegutsema nüüd hakata. Neid tuleks hakata teoks tegema. Praegune augustikuu, ma ei tea, mis uued algused meil siin on, kes tahab kooli minna, kes tahab kursuseid võtta. Et praegu, nüüd on küll viimane aeg, täitsa tagumine sellepärast, et me oleme praegu kuu kasvavas faasis. Kõik, mida tahate praegu külvata, on õige aeg külvata. Hakake veel külvama, veel jõuate. Varsti on täiskuu ja siis edasi hakkame me jälle tulema kahanemasse faasi. Siis tuleks tegeleda sellega, millest tahate lahti saada. Praegu tuleks tegeleda sellega, mida tahate kasvatada. Et hakake pihta oma unistusi täitma, oma plaane ellu viima. Ja kui keegi seisab teil tee peal ees, et teie plaane ei saa ellu viia sellepärast, et keegi seal on ristipõik ees, siis kaitske oma seisukohti. Siin all on sauade 7, tema ütleb, et tuleb oma seisukohti kaitsta ja kui keegi teid seal pikali lükkas, kuskilt töö juures, kodus, mis iganes, siis tõuske püsti, kloppige põlved puhtaks ja marssige rahulikult püstipäi edasi. Siis on siin saatana kaart. Saatan räägib meie pahedest, meie sõltuvustest, meie kõigest sellest, mis on meie elus selline, mida ei seal ei peaks olema, liigne kohvi joomine, liigsöömine, vähe jalutamine,
tööga ülepingutamine, ma ei tea, on veel hullemaid asju, suitsetamine, alkoholi tarbimine ja kõik muu, aga ta räägib vist ka meie nõrkustest. Ja oleme liiga nõrgad, et oma mugavustsoonist välja astuda. Istume seal ja kardame. Istume lihtsalt oma mugavustsoonis ja kardame midagi muuta. Et jaa, nii on. Tegelikult on nii, et kui te oma elu muudate, kui võtate julguse kokku, teete mingisuguse sammu oma tuleviku, oma elu muutmise suunas, siis lõpptulemus on karikate 10, mis on nii suur, ta minu jaoks täieliku idüllikaart. See on selline kaart, kus on vikerkaar taeva all, ema, isa vaatavad, kuidas lapsed mängivad. Taamal on nende väga kaunis kodu, mis on korras. Aiad, kõik on korras, absoluutselt kõik, igal pool on väga hästi. Kodus on kõik korras, tööl on kõik korras, tervisega on kõik korras, rahaasjad on korras, ühesõnaga pere on korras, suhted on suurepärased. Täielik idüll, see on täielik perekonna idüll. Ja seda sama täielikku pereidülli, isikliku elu idülli, kallima leidmist ja temaga seda sama idülli loomist, seda kõike ma teile soovin. Kui te sellel nädalal selle kõigega hakkama ei saa, siis tulevikus kindlasti jõuate. Lihtsalt sellepärast ei pruugi kõike ühe nädalaga tõesti enda ellu saada. Aga võtke ennast kokku, astuge mugavustsoonist välja, tehke see muutus, mida ammu olete planeerinud. Minge reisile, unistuste reisile. Otsige teine töökoht, kui teil olid plaanis, ma ei tea, tahtsite hoopis saada kondiitriks, täna töötate õmblejana. Minge kooli, kui teil olid need plaanid. Võtke kursused. Õppige internetis, ühesõnaga. Liigutage ennast, tehke seda, mida olete soovinud. Ärge visake oma soove ja unistusi tahaplaanile. Ei ole paremat aega kui praegu nendega tegelema hakata. Tulgu teil üks imeline nädal. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöiale üles, võite ka kommenteerida. Ja kohtume järgmisel nädalal.